Nii, tere tulemast uuesti meie investeerimiskonto deklareerimise laivi, kes vaatavad järelvaatamises. Ma postitan videot nii Facebookis kui ka paneme meie lehele ka ja YouTube'is saab vaadata. Aga tänane eesmärk on see, et mina tahan oma investeerimiskonto deklareerida. Teie saate siis järelvaatamises vaadata, kuidas ma seda teen, et me võtame teiega kaasa. Mul on investeerimiskonto LHV-s, on peamiselt, mul on seal mitu kontot. Mul on Swedbankis minu 10 eurot nädalas eksperiment. Ja mul on olemas konto SEB-s, ehk me korraks vaatame, SEB on tegelikult ka pakkunud meil investeerimiskonto aruannet, mis hõlbustab investeerimiskonto deklareerimist, vaatame, mis seal on. Seega, eesmärk täna on see, et koos minuga täidate investeerimiskontot. Kui teil tekib jooksvalt küsimusi, võite panna chati, aga ma kommenteerin kõiki oma tegevusi jooksvalt. No nii, jagan teiega kõige põnevat ekraani ja põnev ekraan alustame sellest, et ma login sisse minu LHV-sse ja mõnikord mu käest küsitakse, et miks just LHV on see pank, kus väga palju investoreid, mille kaudu investorid investeerivad, siis mina alustasin LHV-s tegelikult ammu 2010 on ju, avasin seal kontot, et minu põhipank oli Swedbank, hiljem ma vahetasin seda SEB vastu. LHV-s ma avasin endale eraldi konto, mida ma ei puutu, kuhu ma panin raha ainult investeerimiseks ja mul on sinna tehtud püsikorraldus selleks, et iga kuu raha tuleks sisse ja mul on seal mitmeid kontosid. Ja miks LHV oli see, et ta oli mugav, ta oli eraldi pank, aga tänapäeval tegelikult, no mis me vaatame pankade puhul, me vaatame, et oleks mugav ja me vaatame tehingutasusid. Kui me räägime Balti börsil investeerimisest, mille jaoks ma investeerimiskontot kasutan, siis Swedbank, LHV ja ka SEB pakuvad tehinguid Balti börsi aktsiatega tasuta. Seega sisuliselt seal nagu väga suurt sellist vahet ei ole. Täiesti on võimalik investeerimist alustada SEB-st, Swedbankist, LHV-st, Luminorist, et mis pank teile paremini sobib. Nii, nüüd ma jagan teiega ekraani ja me alustame sellest, et ma hakkan otsima, et kuidas ma siis hakkan oma tuludeklaratsiooni täitma. Sisenen võib-olla ka maksuametisse, põnev koht, kus rahvusport on juba alanud, ma loodan, et kõik on juba hakanud vaatama. No, kui palju raha saab tagasi, ütleb maksuamet mulle, et iskukud ei ole korrektne. Loomulikult ei ole korrektne. Nii, nüüd on õige. Siseneme maksuametisse, siseneme LHV-sse, teeme kõik kontod avatuks ja jagan teiega ka ekraani. Ja mis me hakkame tegema? Sisuliselt ma tean, et ma tahan deklareerida investeerimiskontot. Seega, mis mul on vaja teha? Ma hakkan otsima, et mul on LHV-s investeerimiskonto, kuidas ma saaksin algust teha. Ja investeerimiskonto puhul, mis ma pean teadma? Ma pean teadma seda, et investeerimiskonto erineb tavalisest süsteemist selle poolest, et investeerimiskonto alt ma saan investeerida ja maksukohustust edasi lükata väärtpaberitesse investeerimisest. Põhimõtteliselt Balti börs, Swedbank, Roburfondid ehk näiteks fondiosakud, mis on finantsjärelevalve all või börsil noteeritud väärtpaberid või avalikult pakutavad väärtpaberid. Ja kui tavasüsteemis me deklareerime müüke ja maksame 20% tulumaksu kasumi pealt, siis investeerimiskonto alt väärtpaberisse investeerides ma hakkan deklareerima sissemakseid ja väljamakseid. Sissemakse, väljamakse. Ja tulumaksukohustus tekib mul siis, kui ma hakkan rohkem raha välja võtma, kui ma olen sisse pannud. Loogiline on ju. Sisuliselt me nihutame edasi seda tulumaksukohustust sinna hetke, mil ma hakkan päriselt seda kasumit investeerimiskontolt välja viima. Seega ma tegelikult investeerimiskonto sees saan müüke teha, nende pealt ma automaatselt kohe tulumaksu ei maksa, vaid ma deklareerin jälle alati investeerimiskontot, kõiki sissemakseid, mida ma kontole olen teinud, kõiki väljamakseid, mida ma olen kontolt teinud. Ja siis maksuamet arutab mulle, kas mul on seal tulumaksukohustus või mitte. Nii, ekraan, põnevad kontod, alustame siis LHV-st.
Ma loodan, et nüüd on kõigile minu ekraani näha. Kuhu ma läksin sisse? Põhimõtteliselt ma tean, et ma investeerin LHV alt ja seega ma avan LHV all on olemas selline koht nagu investeerimiskonto aruanne. Investeerimiskonto aruanne võimaldab siis mul tegelikult saata investeerimiskonto andmed maksuametisse, ilma et ma pean ise need nagu sissemakseid ja väljamakseid ise sisse toksima. See aitab mul tegelikult aega säästa. Mis siin on vaja teha? No number 1, ma pean valima kõiki investeerimiskontosid, mida ma kasutan. Ja nagu te näete, mul on neid mitu. Väga hea praktika on see, et paned päriselt nime sisse, et see on investeerimiskonto, et muudad nime ära. Näiteks minu see konto esimene on üldkonto. Ma ei ole seda investeerimiskontona kasutanud. Ma olen sinna aastal 2010 väärtpabereid ostnud kusjuures. Aga ma ei ole seda investeerimiskontona deklareerinud, seega mul asuvad seal mõningad väärtpaberid, mida ma deklareeringi tavasüsteemi raamis. Hetkel ma ei ole müüke teinud, ma ei pea midagi praegu deklareerima, aga need investeerimiskontot ma pean deklareerima iga aasta. Ja LHV-s ma valin siis kõik investeerimiskontot korraga. Mul on neid 3. 2 arvelduskontot ja siis ka kasvukonto. Ja nüüd ma pean valima ühe perioodi, mida ma deklareerin. Antud juhul ma valin eelmine aasta, me tahame eelmise aasta kohta informatsiooni, saadan päringu ja näen, et tuleb pikk nimekiri põhimõtteliselt, mis ma eelmine aasta olen teinud. Dividende olen saanud, mingid müüke üksikuid teinud, kohe hakkame vaatama, et kuidas see kõik on. Nii, esimene asi, liigume alla poole, ta küsib väärtpaberite soetamise ja võõrandamisega seotud teenustasud arvesta või mitte arvesta. Mida ma siin pean tegema? Sisuliselt, jällegi, loogika on see, et ma deklareerin kõiki sissemakseid, ehk kui ma panen raha sisse või kui ma sain tulu, mis oli juba maksustatud, näiteks Eesti dividendid, siis see on sissemakse. Selle pealt on tulumaks kinni peetud. Ma kajastan, et ma panin raha sisse. Samamoodi, kui ma võtan raha välja, et põhimõtteliselt kulutan, panen kuskile mitte investeerimiskontole, investeerin kinnisvarasse, mida ei saa siis investeerimiskonto raames soetada, siis see läheb mul väljamaksena. Ja väärtpaberite teenustasud, mul on luba seda kasumist maha arvata. See loogika on see, et ma saan seda kasumist maha arvata. Seega ma ei arvesta need teenustasud, et nad lähevad mul kasumist maha, seni kaua, kuni ma olen rohkem raha pannud investeerimiskontole, kui ma olen hakanud välja viima. Ehk sisuliselt, nagu te näete, siin, mis investeerimiskonto aruanne meile näitab, ta ütleb, mis kontoga tegemist on, kande kuupäev, näitab mulle kohe ka sisu, näitab mulle jääki, ehk kui palju ma olen raha enne sisse pannud ja siis ta kuvab mulle, et kas ta deklareerib seda tehingut sissemaksena või väljamaksena. Põhimõtteliselt, kas sa saadab maksuametile seda sissemaksena või väljamaksena. See on minu eest juba automaatselt tehtud. Ja ta kohe siin, nagu näete, edasi kantav summa, ta peab minu eest arvestust. Miks siin veel 0 on? Ongi see teema, et LHV-s ei tea, kui palju te olete näiteks eelmistest aastatest või kusjuures teistest pankadest raha juba investeerimiskontole sisse pannud. Selle lahtri deklareerimine või kajastamine ei ole kohustuslik. Lihtsalt, kui ma tahan jälgida väga täpselt, mis mu jääk on, kui palju ma olen enne aasta 2022 raha sisse kandnud, siis ma pean seda numbrit sisestama. Ja point ongi selles, et kui ma näen, näiteks hetkel ma olen pigem siin raha rohkem sisse pannud, nagu te näete, jääk on miinuses, aga hops, ilmub hetk, millal ma tegelikult olen rohkem raha välja võtnud. Ja tegelikult point ongi selles, et siis, kui ma olen rohkem, kumulatiivselt rohkem raha välja võtnud investeerimiskontolt kui sisse pannud, siis ma hakkan deklareerima tehingutasud sissemaksena. Aga enne seda ei pea. Seega enamike teist tegelikult ka mul. Kui ma vaatan oma tuludeklaratsiooni, on ju, tulufinantsvaralt 6.5, siin ta on, ma näen, et mul on siin jääk 17 296. See ei ole kohustuslik, aga ma võin nagu arvutus teha 17 296, et lihtsalt aru saada, mis mu tulemus on, sest siin ta näitab mulle tulumaksukohustust. Sest ma olen sellel aastal lihtsalt siit raha rohkem välja kandnud, aga arvutame korra. Arvutame, loomulikult ma mingit tulumaksukohustust veel ei teki, seega on väga õige, et ma siin teenustasusid ei arvesta, selles mõttes, et kui teenustasud müügi pealt näiteks lähevad maha, et nad ei ole ei sissemakse, ei väljamakse. Ja vaatame üle, mis ta siin teinud on. Põhimõtteliselt näiteks see kanne.
nagu te näete, kuludesse reisile. 1000 eurot võtsime siit kontolt maha, investeerimiskontolt, tegemist on väljamaksega, sest raha läks mitte investeerimiskontole, see on õige. Nii, raha tuli tagasi, jällegi tavakonto pealt, see on siis sissemakse. Sain dividendide kohta tekib ka küsimusi, et kas ma pean midagi muutma, midagi parandama. Ei, see on kõik õige. Et selles mõttes, nagu te näete, dividendid 2080, see tähendab seda, et selle dividendi tulumaksu, selle dividendi makse pealt on ettevõte ise maksnud tulumaksu määras 2080. Ja siin on dividendid, mis on maksustatud 14%-ga, see on ka siin kajastatud ja kuna tulumaks on juba nendel dividendidel makstud, siis ma pean seda deklareerima sissemaksena selleks, et ma tulevikus ei hakkaks nagu topelt on ju sellest rahast tulumaksu maksma. Seega, seda deklareerime sissemaksena, kinni peetud tulumaks on väljamaks, ehk siis siin me kajastame sissemaksena brutod summad ja väljamaksena me kajastame tulumaksu mahaarvamist. Nii, siin on jällegi ülekanded, laekunud dividendid, jällegi kuna nad on maksustatud, siis brutodividend läheb sissemaksena, väljamaksena läheb kinni peetud tulumaks. Dividendid, põhimõtteliselt loogika on sama, ma olengi peamiselt siin dividendi saanud. Laen, kui ma olen kuskile raha välja kandnud, siis jällegi kajastatakse väljamaksed. Intresside pealt, nagu te näete, ohoo, mis viga ma nüüd avastasin. Mul oli ostetud üks võlakiri, mille pealt ma olen intressi saanud ja ma unustasin teavitada, et ma ostsin seda investeerimiskonto alt ja näete, mis juhtub. Mul peetakse tulumaksu maha, ma kaotasin 11 eurot. Ärge tehke seda viga. See ongi väga lihtne tegelikult unustada seda, et see, et sa LHV-s paned linnukene, et sul on investeerimiskonto, sellest ei piisa. Sa päriselt pead väljamakse tegijad informeerima või blanketi täitma tavaliselt nende kodulehel. Sa pead päriselt nende kodulehel täitma seda blanketi, et ma kasutan investeerimiskontot, palun ära pea mult tulumaksu kinni. Nii et nagu te näete, aga muidu, kuna jällegi ta on maksustatud, siis dividend kas netosummas on sissemakse või dividend brutosummas on sissemakse ja tulumaks on väljamakse. Dividendid, põhimõtteliselt midagi nagu siin ei ole. Nii, tehingutasu, nagu te näete, mis ma valisin alguses, et teenustasusid ei arvestata, mis on hetkel õige, sest ma olen rohkem raha sisse pannud. Ja mis ta teeb, ei arvestata, tähendab seda, et seda ei deklareerita ei sissemaksena, ei väljamaksena. Linnukast siin ei ole ja see on korrektne, sest ma näen, et ma olen rohkem raha sisse pannud investeerimiskontole kui välja võtnud. Nii, no ongi kõik. Sisuliselt, kui ma tahan, ma võin seda kõike salvestada, saan PDF-ile salvestada, aga kõige olulisem siin on tegelikult see, et ma edastan andmedeklaratsiooni, saadan MTA-sse, ehk oluline on see, et ma valin kõik korraga kontod ja ainult 1 aasta. Saadan maksuametile ja nüüd vaatame, kas maksuamet on minu andmed kätte saanud. Sisuliselt ma lähen 6.5 all tulufinantsvaralt, siin me hakkame deklareerima investeerimiskontosid ja siis neid sissemakseid ja väljamakseid. Ja vajutan MTA andmed, uus rida on põhimõtteliselt, ma saan andmeid asendada. Mul nüüd praegu on need investeerimiskonto deklareeritud, aga saan andmeid asendada. Nii, osa 2 ongi see koht, kus ma pean hakkama kandeid deklareerima. Põhimõtteliselt ma võin ise neid teha. Aga te kujutate ette, et see on nagu ilgelt suur peavalu, kui me peaks ükshaaval kõik need sissemaksed, väljamakseid deklareerima. Kui mul on üksikuid teemasid, ütleme niimoodi, üksikud teemasid näiteks, kui ma võtan kasutusele uut investeerimiskontod, kui ma näiteks sulgen investeerimiskonto, kui ma äkki muutun mitteresidendiks, kui ma näiteks viin väärtpaberid üle teisele kontole, siis ma pean käsitsi neid kandeid tegema. Ma hiljuti ka tegin e-raamatu investeerimiskonto juhendi, kus ma olen detailselt selliseid spetsiifilisemaid küsimusi lahti võtnud, aga jällegi informatsiooni tegelikult sisuliselt, mis su eesmärk on, et sa iga kande pealt saad aru, et see on õigesti deklareeritud ja sa mäletad, et näiteks kui sa oled muutnud mitteresidendiks, kui sa näiteks väärtpaberid kellegile kinkisid või said väärtpaberid või ostsid väärtpaberid, et sa deklareerid seda õigesti, et sinu kohustus tegelikult on üle vaadata, et sul on see investeerimiskonto deklareeritud õigesti. Ja üks küsimus tuli siin, kas see võlakiri oli börsil emiteeritud. Ta oli börsil noteeritud võlakiri.
Et selles mõttes peab alati mäletama, et investeerimiskonto alt saab investeerida börsil kaubeldavatesse või avalikult pakutavatesse võlakirjadesse. Liisa kirjutab, et arvestuslikul eesmärgil, kas sinna peaks panema MTA-s eelmises perioodis edasi kantud summa? Ja, et see on see koht, kus me vaatasime. Aga põhimõtteliselt õige küsimus. Me just ka küsisin Maksuameti käest, et mis juhtub siis, kui näiteks ma investeerin väärtpaberisse, mis ei ole börsil kaubeldav või vabandust, mis on näiteks börsil kaubeldav, aga läheb börsilt ära, et mis siis juhtub. Ja siis sisuliselt ma võin seda väärtpaberit jätta investeerimiskonto alla, isegi kui ta enam ei ole börsil kaubeldav, nagu investeerimiskontoga ei sobiks, aga kuna ma investeeringu tegemisel tegelikult ta oli investeerimiskonto finantsvara mõiste alla kuuluv väärtpaber, siis probleemi ei teki. Keegi küsib, mis need kollased lahtrid on. Põhimõtteliselt ta nagu saab aru, et ma ei ole siin vaata osas 2, mul ei ole veel üldse mitte midagi deklareeritud. Kui ma päriselt ei ole sissekandeid ja väljakandeid teinud, ehk sissemakseid, väljamakseid, siis ma pean seda tegelikult muutma ja panema, et jah, kanded puuduvad. Aga seda ma hetkel teinud ei ole, sest ma tean, et mul peaks kandeid olema, aga ma ei hakka neid ikkagi käsitsi deklareerima, jällegi ma vajutan MTA andmed. Siin, nagu te näete, need ongi minu LHV konto alt tulevad summad. Ja näen, kontrollin igaks juhuks lõppsaldo. Viimane tehing 25.10, 13 963. Vaatan päringust. No loomulikult mul siin päring läks juba maha. Et ma igaks juhuks mulle väga meeldib saldosid kontrollida, et veenduda, et ei ole mingeid vigu tehtud. Vaatan lõppsaldot 13 936. Maksuametist 13 936. 30 eurot on vahet. See on juba huvitav. Põhimõtteliselt, mis ma peaks tegema, on hakkama üle vaatama, et kus see erinevus võib siin tekkida. Seega, mis ma hetkel teen, on see, et kuna see on aeganõudev tegevus, siis ma hetkel teen seda, et ma asendan andmed, aga tegelikult peale seda, kui ma teiega veebiseminari lõpetan, siis ma veidikene vaatan üle, kust mul see erinevus sisse tuleb. 17 296, panen siia 17 2, no vot, 96, loomulikult, kus see erinevus tekkis, on see 17 296. Erinevus tekkis selles, et ma sisestasin valesti. Ütleme niimoodi, et jah, 963. Selles mõttes ma olen LHV investeerimiskontot kasutanud ise mitmeid aastaid ja tegelikult iga aasta mul on mitmeid klientid, kellele ma aitan, mitmeid inimesi, kes tulevad, kellega me koos investeerimiskontot ka deklareerime. Ta tegelikult alati kõik võtab õigesti, et linnukeste poolest on ju. Ainus, mis sa tegelikult pead otsustama on, kas need teenustasud, kas sa paned linnukese ette või mitte, on ju see põhimõte. Kas ma panen neid sissemaksena, kui ma olen rohkem raha sisse kandnud kui välja, siis ma ei pane linnukesed ette. Ja üks viga, kus juures, ja räägin teile ka, mis LHV-s on see, et investeerimiskonto vahelised kanded. Näiteks, kui ma ühelt investeerimiskontolt kannan raha kasukontole, neid tegelikult ei pea deklareerima. Nad ei ole sissemakse ega väljamakse. Ehk tegelikult ma peaksin selliseid kandeid, mul neid ei olnud lihtsalt, aga ma peaksin selliseid kandeid tegelikult siin reast välja otsima ja linnukesed nende pealt ära võtma. Et kui te avastate, et teil mingil põhjusel tekib siin tulumaksukohustus, näiteks sisestate algsaldod ja siin kuvab teile tulumaksukohustust, kuigi te teate, et te näiteks ei ole summaarselt investeerimiskontolt raha rohkem üle kandnud, siis vaadake, äkki tal on juhtunud see situatsioon, et näiteks te mingi suure summa ühelt investeerimiskontolt kandsite teisele investeerimiskontole ja kuna seal sisuliselt see jääk on ju, tulumaksukohustus tekib siis, kui sa korraks, kas või ühe päevaks, et põhimõtteliselt peale üht kannet, kui sul tekib see positiivne jääk, et sa oled rohkem
korraks kas või kasumit välja viinud. Isegi kui sa paned seda tagasi, juba tekib tulumaksukohustus. Seega vaadake üle, kuidas on investeerimiskonto vahelised kande deklareeritud. Mul neid ei ole, seepärast ma siin mingit parandusi ei tee. Seega kõik on hästi, maksuametile andmed saadetud ja tuludeklaratsioonis andmed vastu võetud ja edasikantav summa on olemas, seega see on tehtud. Nüüd, mul on veel Swedbank ja ma võtan korraks aega, et logida sisse Swedbanki, vaatame, kuidas ma hakkan seda investeerimiskontot seal deklareerima. Nii. Swedbanki ma kasutan investeerimiseks sellepärast, et mul 10 eurot nädalas eksperiment tegelikult on üles ehitatud Swedbank Roburi fondide pealt. Ja ma hakkan nüüd otsima, kus ma leian investeerimiskonto aruande. Lähme siia. Põhimõtteliselt siin tegelikult igapäevase panganduse all on tuludeklaratsiooni andmed. Vaatame, mis siin on. Ja siin ma leian tuludeklaratsiooni andmed, investeerimiskonto raporti, vähemalt siin linki leidsin. Vahepeal tuli küsimus, kui mul on investeerimiskonto ning tulnud dividendid, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Kui tulumaksu ei ole kinni peetud ja sa sai dividendi investeerimiskontole, siis see ei ole sissemakse. Nii. Raport. Mul on vaja uus raport luua. Mul on mingi eelmise aasta kohta raport, aga mul on vaja uus raport luua. Teeme 2022. Investkonto. Nii, valin raporti aasta, valin konto, mul on ainult üks konto seal, õnneks alates aasta algusest kuni aasta lõpuni, lisan konto raportisse. Lähen edasi. Sisuliselt, kui mul oleks näiteks mitu investeerimiskontot, siis jällegi ma peaks kõik kontosid lisama. Üks hea edasi arendus on olnud see, et hurraa, ma ei pea ise klõpsama. Eelmine aasta ma veel mäletan, ma pidin ise klõpsama, et mis on sissemakse, mis on väljamakse. Nüüd tegelikult on Swedbank minu eest seda ära teinud, aga minu kohustus on seda üle vaadata. Vaatame koos üle. Mis see on investeeringud. 9 eurot mul läheb ühte fondi, 1 euro läheb teise fondi ja põhimõtteliselt, nagu te näete, minu eksperimendi raha laekub siin pluss 10 eurot. Muid tehinguid mul tegelikult ei ole. Ja see on korrektne. Raha tuleb sisse, seda me deklareerime sissemaksena. Väärtpaberite müüki me ei deklareeri. Tegemist on tehinguga finantsvaraga, mis deklareerimisele ei kuulu. Jällegi, põhimõtted on kõik samad, on ju. Tehingutasusid mul siin ei ole, aga nad mul näete, siin on neid kandeid väga palju. Käsitsi absoluutselt ei ole mõistlik seda käsitsi üldse deklareerida. Alati kasutame võimalust kasutada selliseid aruandeid. Nii, ma kinnitan kohe raporti, ma kontrollisin üle, et kõik oli õige välja arvatud, mis mul silma jäi. Oot. Ühe asja unustasin. Vaadake, mis siin lõpus on. Vaatame, mis lõpus on. Konto lõppsaldo 10 eurot. Õige, seda ei deklareerita. Peab üle vaatama, et ta võib siin esile tuua algsaldot ja lõppsaldosid. Et selles mõttes näiteks, kui ma paneks konto kinni, siis ma peaks nii väärtpaberid deklareerima väljamaksena kui ka seda lõppsaldot deklareerima väljamaksena. Aga kuna ma midagi kinni pane, siis tegelikult see, et seal raha seisab ja jääb, ma olen seda juba deklareerinud, näete. Need 10 eurot ma korra deklareerisin, seega mingid lõppsaldosid, kui ma jätkan investeerimiskonto kasutamist, ma ei pea deklareerima. Algsaldodega, mul siin ei olegi. Aga näiteks algsaldot me deklareerime ainult siis, kui sa esmakordselt näiteks võtad investeerimiskontona kasutusse kontot, kus sul on mingi raha sees, siis sa pead seda olemasolevat raha, mis kontol juba on, siis sa deklareerid seda algsaldona. Nii, nüüd kinnitame. Keegi kommenteeris, käsitsi tuleb saadud dividendid ise sissemaksena märkida, neid automaatselt ei tule. Peab vaatama, et selles mõttes Swedbankis mul ei ole kahjuks dividende, ei oska kommenteerida, aga põhimõtteliselt jällegi loogika on see, et kui dividendidelt on tulumaks kinni peetud, ehk see summa on tulumaksuga maksustatud välismaal või Eestis, siis seda deklareeritakse sissemaksena. Me ei taha topelt maksta tulumaksu.
selliste summade pealt. Nii, lähen tagasi raportite nimekirja. Nagu näete, 950 €, täiesti märkamata ma olen investeerinud ja nüüd, mis ma saan teha, valin vajaliku raporti, saadan Maksu- ja Tolliametisse, ära saada raportisse käsitsi lisatud. Ma ei ole käsitsi midagi lisanud, et saadan Maksuametisse. Nii, teen igaks üks refreshi. Otsin 6.5. Otsin jälle MTA andmed. Nagu näeme, 391 konto. Vaata, mis minu konto number on siin. 391. 391 kontod, nagu näete, need asjad on siin sisse tulnud. Kõik need väiksed minu kandekt, 10 €. Siin nad on. Väga tore, neid on väga palju. Nii, äkki ma tegin seda valesti, et ta nüüd asendab mul kõiki andmeid. Kus juures peab väga vaatama, et äkki tegelikult ma oleks pidanud mõlemast pangast. Näete, mis juhtus? Ei, kõik on korras. See on Swedbanki konto ja see on LHV konto. Oluline on lihtsalt see, et sõltumata sellest, kus meil neid investeerimiskontod asuvad, me peame kõik investeerimiskontosid siia osa 2 lahtrisse 6.5 deklareerima järjest, nagu te näete. Siin on ühel päeval, näiteks mul on nii LHVs mingi tehing on tehtud kui ka Swedbankis. Et see on okei. Oluline on see, et kõik jõuaks õigesti ja ilusti deklaratsiooni ja ma näen, et ongi jõudnud. No nii, LHV tehtud, Swedbank tehtud. Teeme veel SEB-d, vaatame, mis SEB pakub. Ma SEB alt ei ole eelmisel aastal investeeringuid teinud, ma olen küll katsetanud. Vaatame, kas ta pakub mingid raportid, et hõlpsamini, kiiremini saaks investeerida. Ma tean, et see raport on olemas. Jällegi alati, kui te investeerimiskontod hakkate deklareerima, vaadake, mis teil kohalik pank pakub. Nii, kus ma leian? Huvitav seda raporti. Nii, vist leidsin. Jagan teiega uuesti ekraani. Nii, põhimõtteliselt investeerimise all investeerimistulud. Investeerimistulud 2022 investeerimistulud deklareerin tulud investeerimiskontosüsteemi järgi. Ja mul on investeerimiskonto, eeldame, et mul on investeerimiskonto, nõustun, jätkame. Ahaa, ja nagu te näete, sisuliselt mul lihtsalt ei ole tehinguid olnud, seepärast te näete siin, et mul on nagu 0, aga sisuliselt loogika paistab sarnane, et ma võin ise siia sisestada seda algjäägi, on ju lihtsalt, et üle tšekata, et mul tulumaksukohustust ei teki, sest sellest, kas ma olen rohkem raha sisse kandnud summaarselt või rohkem raha hakanud välja kandma, sellest sõltub, kuidas ma neid teenustasusid deklareerima hakkan. Sisuliselt ma eeldan, kes on SEB-s sees, te võite kommenteerida, jagada, kas SEB seal ka ise teeb neid märkmeid, et mis on sissemakse või mis on väljamakse, aga sisuliselt loogika peaks olema sama. Kui sa paned raha sisse, tegemist on sissemaksega. Kui sa ostad väärtpabereid, siis tegemist on tehinguga finantsvarana, mis ei ole ei sissemakse ega väljamakse, seda ei deklareerita. Ja kui sa võtad raha välja või kas või 3. sambasse saadad raha, siis tegemist on väljamaksega ja seda tuleb väljamaksena deklareerida. Eeldan, et selle raporti abil on võimalik hõlpsasti deklaratsiooni täita, vajadusel ise kandeid teha. Nii, et deklaratsiooni andmeid me saatsime. Mis veel oluline? Ma juba näen, et kommentaarides tuli küsimus, kuidas on lood lapse kontoga. Tema deklaratsioonid teen enne ja peale enda oma lapse kontoga samamoodi. LHV-s näiteks või ükskõik teises pangas on vaja siseneda lapse nimel ja samamoodi teha seda investeerimiskonto aruannet, saata lapse tuludeklaratsiooni seda ja siis avada Maksuametis. Sul on võimalik
sul on võimalik tuludeklaratsiooni esitada lapse ees. Ehk sa pead lapse tuludeklaratsiooni avama ja sealt siis vastu võtma need andmed ja deklareerima investeerimiskontot. Kindlasti tehke seda, kes on siin teinud lastele kasukontosid või ostnud Balti börsi väärtpaberid, on vaja iga aasta deklareerida. Vajadusel sa saad parandada 3 aastat tagasi ulatuvalt. Kuidas teil see 10 eurot eksperiment toimub, et aastaga 950 eurot? Hea küsimus, kus juures, väga hea küsimus. Ma tahan ka teada, mul on püsikorraldus 10 eurot nädalas. Ma tahaks ka teada, ma hakkan surfama. Kui aus olla, vaadake, milline positiivne uudis. Tegelikult eksperiment 10 eurot nädalas peaks tegelikult tähendama seda, et mul läheb, kui palju? 520. Kuidas sellest sai 950? See on väga hea küsimus. Ja nagu näeme, siis tegelikult eelmine aasta saadame päringu. Kas ma saan siin näha? Mitu nädalaid meil oli? 520. Korra vaatame. Ongi 520. Lähme tagasi selle tuludeklaratsiooni andme juurde. Investeerimiskonto raport, kus sa oled? Vaata, point oli see, et ta võttis mult juba eelmisest aastast edasi kantud summa ehk tegelikult see 920 on siis kogu see summa, mida ma olen nende aastate jooksul, mitte ainult 1 aasta jooksul, vaid ka üle-eelmise aasta jooksul investeerinud. Hakkame vaatama, mis ma pean veel tegema. Tegemist ei ole kõik, on ju, et mul on investeerimiskonto, tegelikult need kollased asjad mind siis tegelikult ei huvita. Ma tean, et peaks vaatama, kas mul on üldse olnud tehinguid kontolt 884. Lähme vaatama, kas mul on olnud tehinguid eelmise aasta jooksul 884. Ei ole. Kasvukonto, saadame päringu. Ei ole ka. Seega tegelikult ma pean siin võtma lahti seda ja ma märgin, et kinnitan, et kanded mul puuduvad. Ma ei ole neid kontosid kasutanud. Ehk tegelikult mul LHV-s on ainult üks konto, mida ma kasutan ja ülejäänud kontode osas ma panen linnukese, et tõesti ma ei ole kasukontole raha kandnud ja teisele investeerimiskontole ma ei ole ka ülekandeid teinud. Mis mul veel puudu on? Swedbanki investeerimiskonto. Kus on Swedbanki investeerimiskonto? Nii, väga õige. Ma teen niimoodi, et ma lisan käsitsi selle Swedbanki konto, ei taha asendada. Konto IBAN-i number. Swedbank. Salvestan. Nii. Korrektselt mul on kõik kontosid deklareeritud, aga nüüd veel kollekesed linnukesed, sisuliselt 6.1, väärtpaberite võrrandamine, mis asi see on? Põhimõtteliselt, kui, nagu te näete, ma olen võrrandanud eelmisel aastal Balti börsi väärtpabereid. Ja Balti börsi väärtpaberitega on see asi, et tegelikult ma ju olen võrrandanud neid väärtpaberid, mida ma olen ostnud investeerimiskontolt. Ehk tegelikult neid tehinguid ma pean kustutama, sest nad lähevad mul investeerimiskonto alt. Seega, mida ma teen? Kustutan. Hakkan ükshaaval neid kustutama. Selles osas ma tean, et mul on üks tavakonto, kus mul on väärtpaberid olemas. Seal ma olen hetkel teinud seda, et ma need väärtpaberid maha ei müü, aga ma olen müünud teisi väärtpabereid. Seega, need väärtpaberid, mida ma olen müünud, mis olid ostetud investeerimiskonto alt, need ma kustutan. Nii. Ja seda võlakirja, see oli ka mul investeerimiskonto alt. Seega läks nii. Nüüd, mis ma veel saan deklaratsioonist näha?
Väärtpaberite võõrandamine. Jällegi Balti börsi väärtpaberite võõrandamine. Ma olen ostnud need väärtpaberite investeerimiskonto alt, aga olen müünud neid, automaatselt andmeid edastatakse, aga ma tean, ma olen need väärtpaberid müünud investeerimiskonto alt, seega ma ei pea neid deklareerima, nad lähevad mul investeerimiskonto kaudu, seega need tehingud ma siin kustutan. Nüüd küsimus, kas ma pean deklareerima dividende. Selleks ma lähen tagasi siia ja maksuaruanne. See päring. Nii, sisuliselt minor ülemiste intressid on seal automaatselt deklareeritud, 5.1, need on automaatselt deklareeritud. Need aktsiaid ma kustutasin, sest ma ostsin neid investeerimiskonto alt. 8.1 välismaalt saadud tulu ma ei ole saanud. Ma olen saanud ainult, nagu te näete, seda ma müüsin investeerimiskonto alt ei deklareeri. Vot neid dividende ma olen saanud, nende pealt on tulumaks kinni peetud. Ja kuna tulumaks on kinni peetud, ma olen deklareerinud neid sissemaksena ja mis ma pean tuludeklaratsioonis tegema, ma pean deklareerima neid asju tegelikult 8.8 välisriigis saadud tulu, Eestis on maksuvaba. Põhimõtteliselt point on selles, et kui sa oled saanud dividende, mille pealt on välismaal tulumaks kinni peetud, siis välismaal tulumaksu kinnipidamist või need saadud dividende me deklareerime. Ja väljamakse tegija registri kood. Sisuliselt, mis ma teen, ma olen hetkel endale LHV raporti võtnud kõrvale ja ma lihtsalt teen copy, paste, et tegemist on veidikene sihukese ajanõudva tegevusega, tegemist on dividendiga, eurot, tulusumma on see, et põhimõtteliselt hakkan ükshaaval niimoodi neid dividendikesi kopeerima. 2022. Ja kinni peetud on 11.34. Salvestame. Põhimõtteliselt mul on veel niimoodi. Kõik, mis on mul dividendid 8.8 all LHV maksuraportis, need ma pean deklareerima ise käsitsi juurde, nii et ma jätkan selle sissetoksimist ka peale meie veebiseminari. No nüüd, ülejäänud asjad ma täidan ise, et põhimõtteliselt on vaja üle vaadata, et sul on investeerimiskonto deklareeritud, sissemaksed, väljamaksed on kõik ilusti deklareeritud. Ma kontrollin üle, mis väärtpaberid ma olen müünud. Kui sa oled müünud tavakorras ostetud väärtpaberid, siis sa deklareerid seda tavalise väljamaksena. Deklareerid saadud dividendid. Kuidas deklareerida võlakirju, mis on SEB üle viidud LHV-sse? Investeerimiskonto vahel on võimalik väärtpaberit üle kanda ja kuna see arvestus toimub ühiselt, siis väga hea küsimus. Et kuidas, kas neid väärtpaberid siis ühelt poolt on väljamakse, teine poolt on sissemakse. Tegelikult rahalised ülekanded ei ole vaja deklareerida, aga väärtpaberitega väga hea küsimus. Jääd hetkel vastusega võlgu, aga koheselt kiiruga ei vasta, panen endale kirja selle küsimuse. Kui LHV maksuaruandes on kasvukonto 8.1 täidetud, kas ma siis pean neid kandmeid sisestama deklarisse? 8.1 tähendab seda, et sa oled saanud dividendi, mille pealt ei ole tulumaksu kinni peetud. Ja kui ei ole tulumaksu kinni peetud ja sa oled saanud seda dividendi investeerimiskontole, siis me 8.1 ei täida. Ja tegemist ei ole investeerimiskonto sissemaksega ka, vaid sa maksad tulumaksu siis, kui sa päriselt seda raha lõppude lõpuks välja viid. Kuhu siis välismaa dividendid, kui Eestis tulumaksu ei peetud kinni, tuleb deklareerida 8.1 või mingi teine laht. Jah, no just nagu ma praegu ütlesin, et jällegi, kui ei ole tulumaksuga maksustatud, siis tegemist ei ole investeerimiskonto sissemaksega, 8.1 me ei deklareeri, vaid tulumaksu kohustus meil tuleb siis, kui ma seda raha nagu investeerimiskontolt välja võtame. No nii, sellega on meie lühike veebiseminar või lühivideo lõppenud. Kui te tekivad
tekivad veel küsimused, saate hiljem seda järelvaatamise juurde ka panna või mulle kirjutada. Ja mõned küsimused on väga huvitavad, mida saab veel uurida. Mina kindlasti võtan veel aega, et rahulikult üle vaadata kõik minu tehinguid, eriti mis on tavakorras tehtud ja üle vaadata ka maksusoodustusi. Seega ei tasu nagu kiirustada, vaid tuleb rahulikult endale kõik asjad selgeks teha, aga vähemalt ma praegu sain LHV ja Swedbanki investeerimiskontosid või investeerimiskonto kandeid sisse kantud, mis on juba väga hea. See osa asjast sai tehtud. Nii et ma soovin teile edukat tuludeklaratsiooni esitamist. Kui sul tekib küsimusi, siis Maksuametil on olemas telefon, mille peale nad vastavad. Maksuametiga ma olen pidevalt nendega ka olnud suhtluses. Sel aastal tuleb teha niimoodi, et enne tasub alati vastust otsida avalikult nende kodulehel. Sest neil on tegelikult mitmetel teemadel on juba vastused seal üles kirjutatud, näiteks kuidas Funderbeami deklareerida. Mingid suhted isegi spetsiifilisemad teemad, mingi krüpto ja nii edasi. Nad on päriselt kõik lahti kirjutanud enda kodulehel. Seega, samm number 1, allikas number 1. Sa lähed emta.ee lehele ja otsid vastust, kui sul on tekkinud küsimused, et kuidas me peaks ühe või teise asjaga toimetama. Ja samm number 2, kui sa ei ole vastust leidnud, siis sa otsid veel, äkki LHV-ga kaasun seda. Mul on olemas investeerimiskonto juhend e-raamat, kus ma olen selliseid tüüpküsimused sisestanud. On olemas investeerimiskonto juhend loodud Rahandusministeeriumi poolt. On olemas investeerimiskonto juhendid kindlasti teiste pankade poolt loodud, et sa vaatad üle, mis on olemas, mis informatsioon on juba olemas, et selle pealt leida oma vastust. Kui sa vastust ei leia, kui sul on tõesti niivõrd spetsiifiline küsimus, siis saada seda Maksuametile. Aga Maksuametil kahjuks on selline asi, et tuleb üle kontrollida veidikene, et kas see vastus on õige, sest mõnikord seal on jällegi, kui sa nagu detailselt kõik lahti ei kirjuta, siis seal võivad mõnikord selliseid kaheti mõistetavad vastused tulla. Seega, soovin sulle edu investeerimiskonto deklareerimisel kindlasti, kui sa oled avastanud, et sa unustasid investeerimiskontot üldse kasutada ja hakata täitma seda tuludeklaratsioonis, saad parandada 3 aastat tagasi ulatuvalt, helistada Maksuametile, nad teevad sulle deklaratsiooni lahti, sa saad seda esitada. See tuludeklaratsioonis, see investeerimiskonto süsteem on suurepärane võimalus, kuidas me saame päriselt säästa. Esiteks 20% me säästame intressi pealt, te nägite võlakirja intressi pealt, on võimalik 20% säästa, on vaja teavitus edastada. Ja number 2, sa võid tulumaksukohustust edasi nihutada väärtpaberite müügi pealt selle hetkeni, mille sa päriselt raha oma kasutussele võtad. Seega, aitäh kõigile, kes olid laivis vaatamas. Tänaseks on meie investeerimiskonto deklareerimine lõppenud. Kindlasti vaata kõiki juhendeid, võta rahulikult. Mina näitasin lihtsalt, kuidas mina seda deklaratsiooni täidan. Ma kindlasti lähen vaatan veel üle, kas ma olen kõik õigesti teinud. Ja soovin sulle edu deklaratsiooni täitmisel ja näeme tulevikus.